peab muutuma midagi muud. See ongi inimkonna arengu tsentraalne küsimus. Piiritu kasv pole võimalik ning on utoopiline loota, et teadus ja tehnika seda siiski võimaldavad. Need kui nii eakas ja tark mees, astrofüüsik, ütleb, siis ta on õige. Mina teda usun, ma ei usu meie riigi peaministrit, ma ei usu meie riigi presidenti. Ma tahaks veel spikerdada põlistelt loodusrahvastelt, indiaanlastelt. Me ka oleme metsarahvas ja meil on ka tarkusi, aga ma siiski tooks ka indiaanlaste tarkusi paar tükki, mis enne kui nad koloniseeriti täielikult, juba siis nad panid tähele sajandeid tagasi, kuidas asjad on. Nimelt nad ütlevad, et emake maa on ürgkodu, ürgloodus ja loodus ei ole ressurss. Aga meil on kõik ressursiks, nii tunded, emotsioonid, kõik on kaup, kõik on ostetav, müüdav. Ja vahetatav. Ja siis nad ütlevad veel, et alles siis, kui viimane puu on maha lõigatud, viimane jõgi reostatud ja viimane kala püütud ja veel viimane miskit maha lastud, tapetud, hävitatud, siis suudate tõeliselt mõista, et raha ei kõlba süüa. Nii et niisuguste asjade üle ma olen mõelnud ja mis tunded mul tekivad, need siin kõik olid juba kuulda tarkade ja tublide meeste suust. Et ega mul muud ei olegi. Täna oli väga raske päev, ma ei valmistanud midagi ette. Jaani Akadeemia Keinastu lause võtsin kaasa. Et aitäh. Aitäh. Nii, ja on jäänud veel ainult paar asja, enne kui loeme ametliku osa lõpetatuks ja saame söögi kallale asuda. Aga siis enne kui ma loen ette Eesti metsapetitsiooni ja kes soovivad, saavad allkirja anda, siis annaks sõna Tõnu Mõistusele, kes on tulnud nüüd kaugelt Pangodi kandist ja soovid ka äkki paar sõna öelda. Sul olid ilusad mõtted, mis sa panid kirja ja saatsid siin laiali. Ma saatsin laiali. Mulle meeldib muidugi see, et kõik nagu arutavad natuke ja räägivad. Ma võin siit tõsta mõned teemad üles. Te olete ka seal kuskil kaugemal, tähendab, ega te olete soorahvas. Ei ole. Muidu ei saa, tähendab, et saaks ju kuidagi niimoodi ühes lähedal olekus seda natuke rääkida. Et ma olen ka siin noppinud mõned asjad viimaste nädalate jooksul, et siin on vaktsiinist räägitud. Ma ei tea, kas kellelgi oli see lehekene, et korilus on meie vaktsiin. Et kõik, kes korilusega tegelevad, teavad, et kui sa õigel ajal metsas käid ja vaatad, kuidas puud ja taimed kasvavad ja midagi korjad, siis saad oma vaktsiini kätte, sul pole mingit vaktsiini vaja. Mis te sellest arvate? Kui sa metsas oled, siis sa oled enamasti üksinda ja kui sa oled üksinda, siis ei ole võimalik nakkust saada. Nii lihtne see ongi. Jah. Välja arvatud spungid ja... Kuidas? Välja arvatud puuk või? No see puuk on ka niisugune huvitav nähtus, et see pidi olema ainuke kiske Eestis, eks ole. Ainuke kiske on puuk, eks ole. Aga mina korjan oma kassil, mul on metsakass kodus ja ma korjan kassil iga päev mingi 3-4 puuki ära ja pole nagu midagi tähendab. Sa lihtsalt pead harjuma, et see ongi selline elu, eks ole. Ja kui sa ennast tähele ei pane muidugi ja ennast õhtu üle ei vaata, siis muidugi see puuk võib sulle mingit häda teha. Seal on vist nii öeldud, et 12 tundi on seda aega sul oma keha pealt puuke ära korjata. Pärast seda läheb jemaks asi.
kui sa oma keha suhtes nii ükskõikne oled, siis muidugi teeb puuk sulle häda, eks ole, aga igal asjal on ikkagi mingisugused piirid olemas ja noh, nii on meil ka loodud.